Ligi 3 nädalat kestnud õppusele Kevadtorm tõmmati täna joon alla Ridali lennuväljal aset leidnud piduliku rivistusega. Kevadtorm algas 2. mail üksuste liikumisega väljaõppealadele. 13. mail alustati lahingutegevusega ning viimase 6 päeva jooksul mängisid osalejad läbi rünnaku, kaitse ja viivituslahingud. Ma usun, et suurem õppetund oli muidugi brigaadi koostööharjutus, kuidas brigaad kasutades erinevaid relvaliike opereerib avatud maastikul. Teine võib-olla õppetund oli koostöö liitlastega, neid oli päris palju, raske tehnikaga ja eri riikides. Jälle nende integreerimine brigaadi koosseisu aitas väljaõppe parandada 1. jalaväebrigaadi staabis ja koostöö õhuväega. Lennuvahendid oli palju, lennutoetuse tellimine ja selle kasutamine lahingväljal oli võib-olla kolmas suurem õppetund. Õppuse peamiseks eesmärgiks oli hinnata 2 2. jalaväebrigaadi ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni tegevust. 2. jalaväebrigaadiga, kes oli visades kaitselahingutest neid sammu maastikupunkte hoidmas, lõi väga selged raskuspunktid ja hoidis neid väga vihaselt. Katsetasime enda suhtes ka mitmesuguseid uusi lahinguvõtteid, mis on sageli hästi unustatud vanad. Väikeste lahinggruppide kasutamine, lagundamine, väikeste üksustega, mis osutas suurt mõju ja oli heaks vahendiks vastase pidamisel. Millise hinde ajateenijatele annaksid? Erinevad üksused sõdisid loomulikult erinevalt ja sageli on üksus ka oma ülema nägu, aga üldhinne oleks tugev 4. Kokku osales Kevadtormil üle 6000 kaitseväelase, kellest liitlasi oli üle 1000.